läinud ja see on arvatavasti, mis läheb siis ei näe siit, aga peaks minema kuskile ta läheb, aga otse nagu väljalaske kollektorist seda ei lähe, aga huvitav, et kuhu ta siis võib-olla sealt alt läheb siis. Vaata. Jah, ei tea, võib-olla alt siis läheb võib-olla. Igatahes jah. Parajalt tahmane ta on. Noh, seal oligi, siin oli see filter ka, siis oli siin. Olid seal mootori küljes kõik need asjad, noh, see on nüüd siin ligunenud natukene. Väga hea. Väga hea. Tahasin luugi ääres ei taha olla. Luuk on ka selline, mis kipub alla tulema. Enam vastu pead ei tahaks saada. Proovime seda siin puhastamist sees jätkata, et hea ei ole, kui iste mustaks läheb, hea ei ole. Ega seda potentsiaalset ostjat nüüd siin kohe näha nüüd ei ole, et keegi kohe ostma tuleks. Ja ega auto seal autoturul pidid ikka asjad päris nukrad olema, jah. Mul ka siin see Mersu oli A-klass, noh, ega samas ütleme, talvel sõitis hästi, automaatkast, et väike, aga tubli võiks öelda siukse auto kohta, et oli siin bensumootoriga autosid olnud, et noh, Volvo oli küll hea, aga ega ei ütleks, et kui on manuaalkast, näevad küll selle kohta nagu naistekas või mingi, aga veab igast kuradi lumest hangest veab nagu läbi ja ühtegi halba sõna ei ole öelda, et siin vahepeal sõitsin mingi Nissan Primera või Nissan Almera manuaaliga, sedaaniga. Kurat, sellele tegi küll silmad ette, et luuk pära kõik on sellel Mersul ja kõrgust ja kõike, et väga-väga hea auto tegelikult, et noh, igaüks ikka kiidab oma autot. Aga noh, ei ole nagu põhjust nagu midagi laita, et isegi kui see ei oleks minu auto, et noh, oli ta mul siin müügis ja proovisin tonn 200-ga müüa teda 2003. aasta auto. Automaks ka veel otsa on ja tuli automaks ka otsa. Oli ta mul seal kuu aega müügis ja lõpus viimastel päevadel lasin 700 peale, lasin hinna. Siis üks mees kirjutas, et kirjutas lihtsalt, et 400. 400 lihtsalt ja noh, ma selle peale siis kirjutasin, et noh, ma panin hinna jälle 1200 peale tagasi. Ma siin nagu lolli mängin, et 400 euri, noh, ma ei tea, juba need rehvid koos velgedega maksavad 400 euri, et noh, päris nii palju ei maksa võib-olla, aga seda paned seal veel
pidurikettal ja klotsid ka otsa, siis juba ongi rehvid koos piduriketast ja klotsidega maksavad juba 4 sotti. Et ega siis ongi, siis võta veel kuulutuse raha ka maha 30 €. Tuleb võib-olla kohale veel, tingib veel alla ka võib-olla mingi summa. Või siis kui mõtles koos automaksuga, siis ma jääks üldse miinusesse. Ma juba võin siis viida siis 2 sotiga viin ta vana rauda ja et ütleme, siin on ju tegelikult see pandipakend tal ka tegelikult on 2 sotti on nagu see vana raud, ütleme, et see on tegelikult, tuleb otsa liita, et siis 2 sotti on ju, 2 sotti kogu see tehnika on ju, mis siin on kõik asjad on ju, et jah, siin sellise asja kohta sõnad on üleliigsed. Sõnad on üleliigsed, jah. Sõnad on üleliigsed, et jah, et nüüd ongi nagu see värk, et jah, tema saatus nüüd sõltub jah sellest, et mulle tundub, et arvatavasti keegi teda ostma ei tule. Arvatavasti ostma teda keegi ei tule. Ja siis ongi nii, et minul ka nagu praegult, ütleme, siin väga nagu finantse ei ole, et teda korda teha. Ei ole tööd, ei ole sissetulek. Ja ise ma teda odavamalt nagu saan siin hooldada ja remontida, on ju. Et ise teha, on ju. Varuosad ka ju maksavad ja aga siis tulevik on nagu jah, kuna minu tulevik tundub nagu siuke tume olevat, siis selle auto tulevik on ka nagu tume, et ega siin ilma rahata nagu seda elu ei ole, et ega praegultki siin 5 € kindlasti see õhufilter, 5 € see longifilter arvatavasti siin pakiautomaadi saatmiskulu ka otsa 3 € on ju. Midagi väga sinna pangakontole juurde ei ole tulemas, et siis ongi nagu pupu selles mõttes jah, et selles mõttes on pupu jah. Muidu teeks küll, ma arvan, et saaks selle rooliasendi anduri ja ma arvan, et siis juba jah, tegelikult roolilatt ka, et ma arvan, et see roolilatt võetakse ka seal ikka vahele ära, et see roolilatt vaja ka vahetada ikkagi. Et ega jah, siin selles mõttes jah, pääsu ei ole, ma arvan, et kui sissetulekuid ei tule, siis ei tule nagunii, peab ise tekitama. Midagi niisama nagunii ei tule. Kui ise peab tekitama. Aga ei näe nagu praegu seda kohta, et siis nagu jah, kõige mustem stsenaarium ja küllaltki tõenäoline, et antud seisus on, et see auto läheb kaalu peale. Et ma enam seda kuulutust nagu, ütleme, kui ma ta korda teeks, ülevaatusest läbi läheks, paneks kõik need asjad sinna külge, et roolilatt tehtud ja veermik hooldatud ja et
siuke korras auto täiesti on ju, et paneks need asjad kõik sinna külge, siis noh, käiks võib-olla, teeks veel väljast natuke kosmeetikat ka ja käiks need, noh, mul on nagu roostervärviga tehtud, aga noh, käiks võib-olla veel koodivärviga ka veel võib-olla üle kuidagi on ju, et noh, teeks natuke kosmeetikat ka, detailingut ka natuke. Detailingut veel siis noh, kindlasti paneks mingi tonn 600-ga paneks müüki, aga noh, küsimus on, et kes seda sellise klassi autot ja sellise vanusega nagu ostab tonn 600-ga, et öeldakse turuhind on ju, samas nagu noh, mine võta siis see turuhind, et võta siis need asjad kõik lahti, need varuosad on ju, mis siin on tehtud nagu on ju, ma olen siin käigukasti hooldus on, õlivahetus on 350 € maksab on ju, et löö siis need asjad nagu sisse kõik on ju, et tonn 600-ga võib-olla ei tulegi välja on ju, kui sa hakkad neid nagu arvutama, need töötunnid ja asjad on ju, et jah, mis see turuhind siis on, tonn 400 võib-olla siis, et kui auto makska otsa on ju okei, et teeks kompromissid on 400, aga noh, ongi, kui siin üks pakkus 400 on ju, et noh, samas ütleme sellised uued autod, need A-klass on 30 tonni maksab, et uuena, ega ta nagu odav auto ei ole ka noh. Kast on korras, auto on korras. No, tuleb nagu lihtsalt nagu osata müüa ka, et tuleb osata müüa ka, jah. Selles mõttes, noh, kaup oleks ju hea, noh, kui ma saaks seda korda ja nii edasi. See kõik on nagu kui, see kõik on kui, jah. Kui nüüd see metallivärk ka siit, tihend, metallitihend. Nii see eluke siin nagu on, jah. Midagi osta tahad, siis on kõik kallis ja midagi müüa tahad, siis väga midagi maksta. Kõik ootavad, passivad nagu paremat hinda ja ongi. Sõidan ise ja ise ja ongi noh. Lihtsalt mingi sissetuleku vaatama. Aga noh, nii ongi, et nokitsen siis siin, puhastan seda ja vaatame, mida huvitab leiab, siis kohtume jälle. Enda käest ära ei saada.